Inglismi pühad numbrid, kõige pühamad numbrid inglismis on järgmised 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369. Need on seotud meie tarkade esivanemate ja kogu valge inimkonna iidse ajalooga, kes elavad emistatud Midgardimaal, omades kõigi suurte rassi suguharude salajasi teadmisi. Juba iidsetest aegadest on igal pühal numbril oma eriline, kordumatu iseloom, oma vaimne tugevus, energeetiline vibratsioon ja struktuur ning seos teatud sündmustega suure rassi või iidsete jumalate rahvaste ajaloos ja elus. 3. See püha number näitab, et kõik õigeusklikud vanausulised inglid peavad austama suuri kolme pead maailmas, Javi, Navi, Slavi ja Pravi, paastuma Slaaviaria nädala 3. päeval, meeles pidama ja järgima igapäevaselt kolme kõrgeima iidse jumala, Ramhata, Svarogi ja Peruni käske, kes moodustavad suure kolme pea maailmas. Tõstma hümne ja kiitma kõiki meie suguharude kaitsejumalaid hommikul, päeval ja õhtul. Peab läbima 3 pühitsemist looduse ema poolt, et pühitseda oma keha, hinge ja vaimu. Samuti tuleb avastada maasoola, iidset tarkust, usu, südame ja mõistuse kaudu. Läbida 3 pühitsemist looduse ema poolt, et pühitseda oma keha, hinge ja vaimu. Avastada maasool, iidne tarkus, usu, südame ja mõistuse kaudu. Tunne kolmsust maailmadest, kus inimene elab. Looduse maailm, inimmaailm, jumalik maailm. Tunda kolmsust maailmadest, kus inimene elab. Looduse maailm, inimmaailm, jumalik maailm. Õppida tajuma oma maailma kehaliselt, hingeliselt ja vaimselt. Pea meeles, et kõik kingi peamised pühapaigad, algse loometule templid, on jagatud 3 püha ossa, velese sissepääs, keskmine pühamu ja püha Asgard. Oma vaimse arengu alguses peab iga inimene suure rassi suguharudest tõusma 3 usust ülesmäge. 4. See püha number näitab, et meie suur rassi Midgardimaal koosneb 4 suurest rahvast, Rosseni ja Svetorusi, Tauriitsid ja Koritsid. Teamine svastiline päikese sümbol on Jarila päikese sümbol, õnne, rõõmu ja heaolu sümbol. Ja oma aluses on tal 4 kõverat kiirt. Taevased elupaigad on Navi, Javi, Slavi ja Pravi maailmades. Inimene peab arendama mõistust, et normaalse ja harmoonilise eksistentsi jaoks Midgardimaal peab inimene samal ajal arendama oma mõistust, keha, hinge ja vaimu. Ja südametunnistus peab olema mõõdupuu kõigile tema loovatele tegudele, mis on suunatud iidsete suguharude heaolule, järeltulijate arvu suurendamisele ja meie tarkade esivanemate algse usu tugevdamisele igaühe südames. Et iga suure rassi inimene on loodud 4 kodusest jumalast. Esimene jumal, see on maine isa, kes annab uuele inimesele vaimu ja verekujutised ning kingib oma eluseemne, millest jumala valguses sünnib uus inimene. Teine jumal, maaline ema, annab uuele inimesele keha, armastust, hellust, hoolt ja tähelepanu, et ta saaks igakülgselt tundma õppida teda ümbritsevat javi maailma. Kolmas jumal, taevane jumalanna Shiva, annab uuele inimesele puhta hinge ja soovi loominguliselt luua oma iidse suguharu heaks. 4. jumal, maise isa suguharu kaitsejumal, annab uuele inimesele salajased teadmised, iidse tarkuse ja südametunnistuse, mis on kõrgem kui kõik maised hüved. Lisaks jagasid pühakonna Staarias 4 jõgemandrit 4 osaks, Rai, Tuli, Svagu ja Haru, mida asustasid 4 suurt rahvast, kes olid ühendatud suureks rassiks. 7. See püha number näitab, et me peame meeles pidama ja pühitsema nädala 7. päeva, sest 7. päeval risti löödi Jumal mägedes Kaukaasias, paastuma 7. päeval Slaaviaria nädalas, meenutama Semjevoroti templit, arendama oma 7 meelt, nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine, maitse, intuitsioon ja selgelt nägemine. Pea meeles, et lapse kandmise periood ema kõhus on 7 kuud Slaaviaria kalendri järgi ja et mehel ei ole õigust sellel perioodil teise naisega puudutada. 9. See on püha number,
kõrgem lihtnumber, sest suur 9-pealine kaitseb 9 päeva slaaviaria nädalas. Taariringluses koosneb suvi 9 kuust. 9 aastat on esimene suur ühendus iidse jumalate ja esivanemate tarkusega. 9 õppetundi viib läbi inimene, kes kõnnib mööda usutreppe. Inimene näeb 9 põhivärvi: musta, punast, helepunast, kuldset, rohelist, taevalikku, sinist, violetset ja valget. Püha ingli täht on kujutatud 9 kiirega. 9. päeval pärast inimese surma toimub suur trisa, see tähendab surnu mälestamine. 16. See püha number meenutab meile, et slaavlastel ja aariatel oli 16 arvusüsteem, et 16 aastat moodustavad ühtse ringi, et Svarogi ringil on 16 taevast lossi tähte. Et slaaviaria päevades on 16 tundi, et suurte rasside suguharu tüdruk saab abielluda ainult pärast 16 aastat, sest enne seda aega on ta sõnumitooja, ta kuulutab, ta õpib teadet ja pärast 16 aastat lõpetab ta kuulutamise ja muutub pruudiks. Et läbi 16 kõrgemat maailmas vargi puhast peab inimene minema kuldset teed vaimse arengu ja täiuslikkuse poole, et saavutada jumalik maailmpravija, et iga 16 aastat taariringis Jumala arvu suvel on püha, see kestab 369 päeva. 33. see püha. See püha number meenutab meile, et iidsetel taevastel jumalatel Ramhatil, Svarokil ja Perunil on meile antud 33 tarkust käsu, et 33 aasta täitumisel igal valgel inimesel suure rassi suguharudest algab vaimse täiuslikkuse ja jumalate õppetunni täitmise aeg, et iga 33. kuupäev on püha. 40. See püha number meenutab meile, et igas paaris kuus on 40 päeva, et suurte rasside naiste elutäiuslikkuse periood algab pärast esimese lapse sündi 40 nelikute kaudu, 40 kuu jooksul 40 päeva, et iga ema slaavi või aaria suguharudest peab toitma oma last rinnapiimaga vähemalt 40 kuud taari jumala arvuringluses, et 40. päeval pärast inimese surma toimuks suur trisna, püha mälestustseremonia lahkunute auks. 108. See püha number meenutab meile, et iga inimene slaavi ja aaria suguharudest võid teha 108 pattu. Ja Ramhaini pidustustel, kui suurkell heliseb, antakse inimesele võimalus vabaneda ühest patust iga kellalöögiga. 108. See püha number meenutab meile, et iga inimene slaavi ja aaria suguharudest võid teha 108 pattu. Ja Ramhaini pidustustel, kui suurkell heliseb, antakse inimesele võimalus vabaneda ühest patust iga kellalöögiga. Suurkell lööb Ramhaini pidustustel täpselt 108 korda. Ja Ramhaini pidustustel, kui suurkell heliseb, antakse inimesele võimalus vabaneda ühest patust iga kellalöögiga. Suurkell heliseb Ramhainta linnas täpselt 108 korda. Ja uue suve esimesel kuul peab inimene, kes on teinud halbu tegusid, olukorra parandama, näiteks kui ta on puu murdnud, istuta puu, kui ta on last solvanud, lohuta last, kui ta on inimest solvanud, palu temalt vabandust ine. Et 108 kuu 12 aasta pärast lapse sündi saab valge inimene täisealiseks ja ta läbib täisealiseks saamise ja nime andmise rituaalid, sest lapse lapsepõlve nimi pestakse ära ja antakse talle uus täiskasvanud kogukonna nimi. Pärast täisealiseks saamise ja nime andmise rituaale kannab uus täisõiguslik kogukonna liige vastutust kõigi oma tegude, sõnade ja käitumise eest. Mingi järgmise 108 elukuuga vaimse pühitsemise kaudu pühatulega mõistab ta oma iidse suguvõsa tõelist olemust ja suguvõsa nime tõelist tähendust. 144. See püha number meenutab meile, et igavese taariringluse täisring kestab 144 suve. Paljud sündmused slaaviaria riigi ajaloos ja suurte rasside suguharude inimeste seas on seotud selle perioodilisusega, et 144 kuu pärast tüdruku sündi anti ta mehele, sest ta lahkus isa suguvõsast ja kolis mehe suguvõsasse elama, et ühes slaavi tunnis on 144 osa, et perioodi, mis sisaldab 144 suve, nimetati iidsetel slaavlastel ja aariatel eluringiks. 369.
See püha number meenutab meile, et püha suvi kestab 369 päeva, et 369 nädala pärast sünnist algab inimese vaimse õpetuse ajajärk, et 369 kuu pärast sünnist algab suure rassi inimese jaoks vaimse valgustumise ajajärk.